Viljandi kesklinnas mürtsub muusika ja seda ka täiesti põhjusega, sellepärast et autoralli Eesti meistrivõistlused on jõudnud Mulgimaa pealinna ning järgneval 2 päeval selgitatakse siis välja, kes on siin nendel teedel kiireim mees ning milline seis pärast seda ülipõnevat etappi jääb Eesti meistrivõistlustel. Head vaatamist! SCB Mulgi ralli oli Eesti meistrivõistluste eelviimaseks etapiks ja pea kõikides klassides võis selguda ka selle aasta Eesti meister. See andis kindlasti rallile kaalu juurde ning kindlasti mõjutas ka mitmeid sündmusi kogu ralli käigus. Esimesel päeval sõideti 2 katset Kruusal ning 2 Viljandi linnatänavatel, kusjuures just seda linnakatset hindavad sõitjad kõrgelt, sellepärast et rada on äärmiselt atraktiivne. Peale 4 katset oli selge, et ralli üldvõidu nimel võitlevad ikka samad mehed, kes ka varasematel etappidel. Liidrina lõpetasid päeva Ott Tänak, Raivo Mölder, kelle saldosse jäi 2 katsevõitu, nendest 7,3 sekundi kaugusele jäid Margus Remmak ja Olav Suuder, kes esinesid just hästi linnatänavatel, tõustes viimase katsega 4 kohta. Margus Murakas ja Silver Kütt olid 3. kohal, nende kaotus liidritele 8,4 sekundit. 3 N-rühma ekipaasi järel olid koha sisse võtnud esimese Mulgiralli 2. koha omanikud Slava Popohtalist Perostit, kes kaotasid oma A-rühma autoga Murakas Küttile napi 0,3 sekundiga. Neile järgnesid taaskord N-rühma sõitjad Egon Kaur ja Simo Poskinen, kellel kaotus Popohtalistile 0,7 sekundit. Esimesed 10 ekipaasi mahtusid 33 sekundi sisse ja sealt nad tulid Sivask, Krots Kraag, Pärs Kallas, üle pika aja taaskord N-rühma autoga rajal olnud Saluri Lepp ning Aus Kasak. Tõsi, viimaste jaoks jäi ralli käiguvasti purunemise tõttu pooleli ja seega kadusid ka võimalused meistrivõistlustel sõna sekka öelda. Suures A-rühmas olid 2. kohal Marko Kasepõld, Rein Jõessaar, kes kaotasid klassiliitritele Popohterostile 25 sekundiga, neist 10 sekundi kaugusel aga Hintser Tamm. Klassiliidrid enne seda rallit meistrivõistluste arvestuses Jaanus Murakas ja Jaago Kuriks elasid aga üle tõsise tagasilöögi, kui nende sõit jäi pooleli linnakatsel. Auto saadi lõpuks kätte ning viidi ära ka servisparki, kus mehaanikud selle kallal kohe toimetama hakkasid. Nõu ja jõuga aitas kaasa ka Jaanuse vend Margus. Minna vahel juhtus see, et nagu vend Margus armastab öelda, et oli valesti valitud sõidukiirus. Ja tõesti tundus kõik nagu kontrolli all olevat, aga üks hetk auto läks alt ära ja linnas on ju kõrged äärekivid ja teed on ju kitsad, et ega seal palju vaja ei ole. Et vastu äärekivi ja peid pooleks ja sinna see sõit jäi. Sellesse kitsasse kurvi enam ei kippunud üldse vist enam ära mahtuma? Sinna kitsasse enam ei mahtunud, sest äärekivi ma läksin vahetult enne seda ja kuna velg läks pooleks, siis ka piduritoru läks puruks ja enam pidurid ei olnud, et ei olnud võimalik hoogu muud moodi maha saada kui vastu järgmist äärekivi. No vaatan, kell on meil praegu 11, sul käib siin aktiivselt töö, et mis sul nagu mehaanikud ütlevad, et saate korda? Jah, kuna on võimalik rallit jätkata ju superralli süsteemis, et saab küll 5 minutit karistust või natukene rohkem, aga praegu on näha, et kahjustused nagu ei ole nii suured, kui nad algul visuaalselt tundusid ja kui poisid saavad nii-öelda hobusi jälle irnuma, et siis hommiku jälle rooli ja võtame ralli jälle ette. Meistrivõistluste juhend aga ütleb seda, et kui superralli reeglitega jätkad, siis meistrivõistluste punkte ei saa, vaid karikavõistluste omi jagatakse. Seega läks Murakas Kuriksi meistritiitli püüdmise plaan keerukamaks, kuid vaatamata sellele jätkasid mehed järgmisel päeval peale seda, kui mehaanikud olid kuni kella 2:30 öösel tööd rabanud ja auto korda seadnud. Kuni 2-liitriste kaheveoliste klassis F oli seis samuti põnev, kui kõik tiitliküsijad stardis olid. Esimese päeva lõppedes olid kiiremad Kaspar Koitla ja Greta Germanovic-Jute, kelle puhul väärib märkimist kindlasti ka üldarvestuse kõrge koht, nad olid 12. Lähimad jälitajad Priit Olino, Eero Uustalu olid 13 sekundi kaugusel, kellele omakorda meistrivõistluste liidrid Reiko Lempu ja Indrek Jõeäär kaotasid 5 sekundiga. Siis tulid juba paari sekundiliste vahedega Ojapärv Kaseorg, Clement Kasesalu ning Vähi Teiskonen. E-rühmas tahtsid kindlasti oma viimaste etappide ebaõnne heastada Laivaik Suvemaa, kes olid kindlad liidrid nii omas klassis kui ka E-rühma ühises arvestuses. Uussepp Mandi edestati juba 16 sekundiga, Soe Pihlast 24 sekundiga. Tõsi viimased olid sunnitud käiguvõiste rikke tõttu katkestama ning nii tõusid 3. kohale Laurik Viidas.
Esimesel päeval kogusid kõvasti ajakaotust ka Siim Plangi ja Gabriel Müürsepp, kes esimesel katsel välja sõitsid ning kraavi kinni jäid. Lõpuks saadi siiski liikvele, kuid ajakaotus oli juba korralik. Siiski otsustati järgmisel päeval jätkata. Teist päeva alustas aga kõige paremini Remak Suuder ekipaas. Nad võitsid 2 hommikust katset, see tähendas seda, et üldarvestuses kärpisid nad vahet Tänak Mölderiga ning see oli nüüd 4,7 sekundit. Hommikuse poolega oleme täitsa rahul. Hästi toimis ja hea rütm oli ja kõik oli hästi. No te olete siin Otilt nüüd niimoodi 0,34 sekundi kaupa tagasi näpistanud, et see oli päris hea heitlus. On hea heitlus, ma väga loodan, et me saame sama heitlust jätkata, sest on vähemalt põnev ja huvitav nii meil kui teistel. Tänak Mölder olid esimesel katsel 4. ja siis juba 2. ja kindlasti polnud neil plaaniski lasta konkurente endale liiga lähedale. Ega jah, ütleme nii, et väga lihtne ei olnud, et katsed on lühiksed ja aga samas nagu ilm oli ka kuiv, et teed olid kuivad ja ei olnud väga lihtne sõita. Üsna palju klibu oli peal. Erinevalt eelnevatest rallidest olid Egon Kaur ja Simo Kostinen oma kiirusi juba esimestel katsetel üles saanud. 2. ja 3. koht katsetelt ning see tähendas üldarvestuses tõusmist 3. kohale, kaotus liidritele 9,6 sekundit. Kõige rohkem rahul ei ole, et natuke võib-olla liiga tee suhtes liiga risti liigum, et võiks vähe sirgema sõidustiiliga sõita, aga eks siin natuke on see rehvivalik ka. Üritame teiseks ringiks natuke teistsuguse rehvivaliku teha ja äkki see läheb paremaks. No siin on olukord, kus tegelikkuses võib siin lahmaka vihma isegi taevast alla visata, see vist tekitab olukorra, teeb olukorra veel keerulisemaks. Ja eks see segab kindlasti kaarte ja eks me oleme natukene arvestanud ka sellega, et ma arvan, et hullu väga ei ole. Margus Murakas, Silver Kütt alustasid päeva tagasihoidlikumalt ning peale 2 katset olid nad üldarvestuse 4. kohal, kaotust vanadele sõpradele Kaur Koskinenile 0,7 sekundit. Selge on aga see, et kui kaotad kohti, ei saa sellega rahul olla. Ei ole rahul, üllatavalt vedel, et vist eilne öö jäi natuke lühikavad, Jaanus autos ehitatud ja eks see vist on jätnud nõuda oma jäile. Ma olin nüüd pikalt pikal, et ehk on parem. Said tukastada vahepeal lausa? Ja lasin silma kinni, kas tead. Nii et nüüd läheb siis edasi lahinguks? Üritame, siis näis, mis välja tuleb. Vahed on ju tegelikult täiesti sellised head ja tekitavad, ma kujutan ette kõikides sõitjates väikese konkurentsitunde. Ei, loomulikult, vaata, kui kiiruskatse on siin 5 või 6 või 7 kilomeetrit pikk, on suured, need vahed ikka saavad tulla, aga meie jaoks on trend kehva olnud. Aus olla. A-rühma liidrid Popov Perosti alustasid päeva hästi. Esimesel katsel oli neil kaotust Remak Suuderile 1 sekund ning nad tõusid üldarvestuse 3. kohale. Tõsi, järgmisel katsel tuli taaskord ajakaotust ning mehed langesid 2 kohta 5. Ничего не случилось, так, небольшие проблемы, там камень зацепили. Сейчас, кажется, все в порядке, механики все поправили, так что вся борьба впереди. Üldarvestuses järgnesid neile juba Georg Köss ja Kristo Kraag, Pertuusa Loivask, Aigar Pääres ja Kristo Kallas, Priit Saru, Indrek Lepp ning esikümne lõpetasid suure A-rühma 2. kohal sõitvad Marko Kasepõld ja Rein Jõessaar. Põhimõtteliselt olen rahul, et auto on terve ja püsime teel, aga ta siuke kindla peale sõit ja mõned siuksed nii-öelda esiviolised trajektoorid tulevad sisse, et midagi pole teha, aga eesmärk on ikka saada niisugust sõitu paremini käppa ja kui ajad on ka niisugused normaalsed, et pole hullu midagi. Üldiselt on viimastel aegadel servispausid päris pikaks veninud ja nii ongi asjad läinud nii, et paljud sõitjad läksid hoopiski hotelli pikutama, kaardilugejad jäid aga meedialõugade vahele. Olav Suuder näiteks esimest sõnavõtuga Aivo Pärna koduses rallikanalis.